no Surfmaster, noh, tegelikult kui ma nüüd 2005 alustasin selle laesurfiga, siis kuna ma ülikoolis õppisin õpetajaks kehakultuuri, siis kuidagi selline juhendamine ja õpetamine on kuidagi läbi minu elu lihtsalt käinud minuga kaasas, Mhm. et kuna ma juba lapsena käisin erinevates spordilaagrites, siis kogu aeg selline treeneri või õpetaja nagu eeskuju, et siis noh, tõenäoliselt ongi see, et alateadlikult või teadlikult vaata kõik, mis meiega nagu lapsena või noorena toimub, et see kuidagi saadab meid ju. Hääl on ka vali, on hea karjuda. Jah, et see on sellepärast, et siis Saad ka... et kui sa oled mere peal, vaata, siis on see, et õpilastel on vaja midagi öelda, siis tuul puhub, siis lihtsalt on see, et siis pead lihtsalt, noh, sa pead lihtsalt väga tugevalt nagu Kommunikeerima. kommunikeerima jah, et ei ole, jah, tänapäeval on tegelikult on need kõrvaklapid ja mikrofon kõik on nagu olemas, et selles mõttes, et peab tegelema sellega, et peab tõenäoliselt soetama, et siis lihtsalt noh, ei jaksa enam nii palju karjuda. Aga jaa, see Surfmaster jaa, et tegelikult ma selle koolitamisega alustasin juba 2006 ja siis no mõtlesingi, et vaata, kui ma tahan reisida, tahan surfata ja et siis on see, et nagu noh, kuidagi peab nagu raha ka teenima, et siis on see, et siis mõtlesin, et okei, aga siis on ju tore ju teisi ka õpetada. Ja siis oligi, et tegelikult mul on kõik rahvusvahelised need laesurfi instruktori paberid olemas, lisaks veel igasuguseid huvitavaid pabereid, aga jah, selles mõttes, et ütleme nii, et ma olen siis nagu tegelikult põhimõtteliselt nagu terve selle aja, kui ma surfiga olen tegelenud, olen ma siis ühtepidi või teistpidi inimesi nagu juhendanud. Et siis suuresti siis nagu surfamises, aga ja siis, kui mul see 2022 see õnnetus juhtus, et siis tegelikult noh, siis oligi see, et toimus see muutus, on ju, ja siis oligi see, et tegelikult ma nagu ei teadnudki vaata, et mis mast nüüd saab, on ju. Et esiteks, kuidas ma paranen sellest vigastusest, teiseks on see, et kuidas ma siis nüüd seda surfi asja nüüd teen ja kas ma üldse saan seda teha. Ja siis ma hakkasin otsima neid võimalusi, helistasin ja üldse, kus teha seda. Sellepärast, et ma tegelikult olin kaotanud kõik. Ja siis helistasin heale sõbrale Rihole, kes on hiidlane. Ta siin elanud poole elu siin Tallinnas ja siis ma ei tea, rääkisime põgusalt ja kuna ta on ka lahesurfar, siis ütles, et kuule, Risto, aga tead, ma ostsin maa sinna Suureranda Hiiumaale. Et kuule, mul on siuke plaan, et ma võiksin midagi nagu tegema hakata, et mul on olemas need glamping telgid on ju, et tahaks mingit majutust pakkuda, aga kuna see on seal mere ääres, et siis äkki mingit surfivärki ka on ju. Siis ma ütlesin, no okei, et väga tore on ju. Siis ma olin veel ka, noh, siis ma juba vaikselt kõndisin karkudel, väga valus oli ja siis targutasin sinna kohale siin Hiiumaale ja siis vaatasin seda, mõtlesin okei, noh, väga tore on ju. Et noh, see tegelikult ei olnud mitte midagi, lihtsalt oli nagu mega ilus koht on ju. Oli vana palkmaja ja kõik, rohkem ei olnud midagi. Ja siis ma ei mäleta, see oli mingi aprillikuu. Põhimõtteliselt kohe-kohe on hooaega algamas on ju, siis mõtlesime, et okei, mis me siis nüüd siis teeme. Istusin maha ja hoidsin kahe käega peast kinni ja siis vaatasin üles niimoodi, et ütlesin okei, jumal või universum, mida iganes, kes sa seal oled nüüd. Et mis ma siis nüüd tegema pean. Ja siis oligi, ma ei tea, tuli see vastus või tuli see tunne, et nagu, aga kuule, et vend, see on võimalus. Et ise tead, kasutad või ei kasuta, on ju. Et tegelikult see on võimalus. Ütlesin okei, tegime õhtul sauna ja ütlesin okei, davai, teeme ära. Ja oligi, järgmine nädal pakkisin oma asjad ja läksin Hiiumaale ja hakkasime seda set-up'i seal vaikselt seadistama. Oli vaja ju luua mingid tingimused.
aga no tegelikult mul ei olnud midagi, mul olid tegelikult, no mul olid haiged jalad, on ju, aga käed töötasid, pea töötas ka, on ju. Mul oli olemas see kogemus, et ma olin ju tegelikult ju teinud ju väga pikalt seda. Et ma olin ju selleks, noh, ma olin kõiki laagreid teinud, kõiki asju nagu olin teinud nagu väga palju. Et tegelikult mul oli ka olemas mingid kliendid, ja siis mõtlesin, okei, teeme kodulehe, hakkame vaikselt, hakkame peale. Ja oligi, selles mõttes, et sain kodulehe valmis, sain mingid üritused valmis, ehk siis laagrid sain valmis lastele, noortele, täiskasvanutele, mõtlesin, et noh, et mis siia võiks nagu sobida. Ja oligi, põhimõtteliselt panime info, panin ülesse, saatsin klientidele kirja, et näed, nüüd on niimoodi, et olen Hiiumaal, et teen selliseid asju, et kui teid kõnetab, et siis olete teretulnud, et mina olen olemas, teen seda, mis ma kõige paremini oskan. Et kui usaldate, siis mul on väga hea meel, kui osalete selles laagris. Ja selles mõttes läks see õnneks, et tegelikult inimesed registreerusid, tegelikult läks nagu üle ootuste hästi, noh, see on täiesti uus asi kõik. Ja oligi, kuna mul ei olnud finantsi, mul ei olnud mitte midagi, selles mõttes ma olin täiesti, noh, põhimõtteliselt täiesti paljas. Et siis oligi see, et nagu kus see varustus saada, kus need kõik asjad, kus ma siis nagu võtan need. Aga õnneks oli see, et kuna ma noh, müüsin neid ette, selles mõttes, et kõiki neid laagreid asju, siis tegelikult tekkis kohe see rahavoog, on ju, noh, ja tänu sellele oli võimalik tegelikult kõike seda varustust osta. Ja tegelikult nagu kõik õnnestus. Ja see varustusvat ei ole ju ühekordne, see Ei. on ju No muidugi, palles. et selles mõttes, et noh, See on see on see, pikaajaline investeering. et jah, selles mõttes, kui sa selle otsuse teed, et siis on see, et seda ei saa jah teha, et nüüd teen ühe laagri ja ongi kõik, on ju. Et siis selles mõttes jah, ma juba pidin mõtlema, et näha, et nüüd, kui ma nüüd alustan nende asjadega, et siis noh, need võiks kesta ja et see võiks olla jätkusuutlik. Ja nii ta läks, et selles mõttes, et noh, suvi läkski, läks siis see töö ja nalja ja rõõmu ja kõige muu surfi nagu tähe all ja siis sügisel või suve lõpus siis oligi see, et istusime Leoga maha, ütlesime okei, tehtud. Et noh, tegelikult nagu äge, nagu nii äge oli, et selles mõttes, et ja kõik, kes käisid, vaatasid ka niimoodi, et nagu vau. Et see on nagu nii äge koht, see nagu see kõik, mis te teete, see on nagu nii äge, vaata. Ja noh, muidugi siis on nagu küsimust, et noh, siit oli nagu vundament oli loodud, et siit oli nagu väga hea edasi minna ja nüüd ongi, nüüd on nagu nüüd algab siis 4. hooaeg. Et selles mõttes, et iga aastaga on aina paremaks läinud ja nüüd iga aastaga arenenud, õppinud ja nüüd ongi, lähme siis suurte ootustega lähme vastu siis uuele suvele, vaatame, mis mis universum meile pakub. Ja see on seesama laager, millest tegelikult ma siin mainisin ka enne, mis on tulemas. Sedasama teedki sealsamas Hiiumaal. Jaa, neid laagreid on erinevaid, et sa vist pead silmas seda täiskasvanutele mõeldud seda surfi, jooga ja hingamislaagrit. Jaa, et seda me teeme ka nüüd ongi 4. aasta. Et üldse, kuidas ma neid laagreid välja mõtlen, et ma mõtlen selliselt, et noh, lastelaagreid ma vaatan selliselt, ma vaatan oma lastele otsa ja siis on see, et nagu, mis nad teha tahavad, vaata, siis vastavalt sellele teen need tegevused, et tütar on mul kõige staažikam laagris osaleja, et tütar tahab juba ise neid laagreid korraldada, ütleb, et millal mina võin juba surfilaagrit teha. Ma ütlesin, et ei, palun, et mina astun sammu tagasi, sina astud sammu ette ja palun võta juhtimine üle. Aga see on see järjepõlg, kes hakkab koolitama. Ja see õpetaja ja õpilase järjepidevus, et jah, ma usun täiesti sellesse, et me oleme, et kuna ma selline õpetaja hing on, et siis jah, ma ütleme nii, et ma
ma täna pigem nagu, ma ei õpeta, et pigem Suuna. ma olen ise täna nagu, olen ise nagu õpilase vormi Mhm. nagu rollis, et pigem on see, et jah, mul on olemas see kogemus, et pigem olen eeskujuks oma lastele, olen teistele eeskujuks ja pigem ma jagan seda kogemust, et ma jagan kõiki neid õppetunde, mis ma olen elult saanud ja räägin pigem neid lugusid ja läbi selle, et ma ei ole pigem see, et ma nüüd tahan hirmsasti õpetada. Ei, ma ei nagu ei. Et ma ütlen, nagu ma alguses ütlesin, et lapsed õpetavad mind, Mhm. et mul on nagu teised õpetajad, kes mind õpetavad, et pigem ma olen õpilase rollis, et ma tahan ise õppida kogu aeg, iga päev tahan õppida. Ja ka nüüd tulles tagasi selle surfilaagri juurde, siis oli see, et ma mõtlesin, et okei, nagu lastele teen, noortele teen, et siis võiks täiskasvanutele ka teha midagi. Ja siis mõtlesin, et okei, nii, mis mulle meeldib teha peale surfi, siis mõtlesingi, et okei, et kuna ma nendest katsumustest olen läbi tulnud, siis suuresti läbi siis mediteerimise, läbi hingamise, läbi jooga, läbi selle onju, siis mõtlesin, et aga okei, võib-olla minule lisaks on võib-olla ka inimesi, kes noh, tahavad kogeda midagi uut või samamoodi on kuskil kohas, on ju, et kuidagi läbi tulla nendest nagu, ma ei tea, mida iganes nagu raskematest Mhm. kohtadest, on ju. Et siis mis need tegevused nagu võiksid olla, siis mõtlesin, et okei, aga siis ongi see, et ju hingamine on tore, on ju, see jooga on tore, on ju, meditatsioon on tore ja surf on tore, on ju. Et siis tekitasingi tegelikult sellise nagu kombo, on ju. Et ma ei teadnud, kas see nagu toimib või ei toimi, aga ma mõtlesin, vahet ei ole, et nagu katseta, proovi Mhm. vaata. Ja tegelikult oligi see, et kui ma seda laagrit nagu planeerisin, siis mõtlesin, okei, ma ise, no ma okei, ma võin, noh, ma olen seda hingamist nüüd teinud, on ju, ma olen seda joogat teinud, aga no ma päris nagu see, päris nagu meister veel ei ole, on ju, et noh, surfis noh, tõenäoliselt olen, on ju, et 10 000 tundi on tehtud seda, on ju, isegi rohkem, on ju. Aga ja lisaks sellele, et noh, noh, ma päris nagu kõiki asju ka nagu ise ei jaksa nagu Mhm. teha, on ju, et siis mu väga hea sõber Pille Tali, et tema juhuslikult nagu teeb neid asju ja siis ma ütlesin, et helistasin talle, et kuule, mis sa arvad, teeme? siis ta ütles muidugi teeme, Pille ise ka surfab, on ju, siis oligi see, ütlesin okei, sina teed seda hingamist, seda joogavärki, mina teen seda surfivärki ja siis vaatame, mis saab. Ja oligi selles mõttes, et esimene laager hakkas vaikselt pihta, mõtlesin, vaatame, mis siis nagu saab, onju. muidugi kvandikava oli olemas, onju, programm oli olemas, onju. Ja siis, kui me selle laagri ära tegime, siis esiteks nagu tehes neid tegevusi, siis noh, tegelikult nagu sa saad ise aru juba, et nagu kui kui vajalikud need on, et selles Mhm. mõttes, et just see, et see keha, meele ja kõik see kombo on ju. Ja tehes kõiki neid asju nagu ongi noh, selles mõttes, et üks asi ongi see, et lihtsalt nagu mediteerid või teine asi on see, et sa lihtsalt oled nagu tegevuses on ju. et siis see juba viib neid mõtteid nagu mujale on ju. Et tegelikult jah, see kombo, see noh, esiteks see mind ennast kõnetas nii palju, et lihtsalt oligi see laagri lõpus nagu noh, täiesti teine minek oli. Ja samamoodi peegeldasid need kliendid, on ju, et ütlesidki, et nagu tõesti, et noh, ma ei oleks uskunud, et noh, no okei, sa piltide pealt nagu näed, on ju, et seal noh, mingid surfipildid on, mingid joogapildid on, no mingi tekst on ju. noh, on Pille, on Risto, on ju, et noh, ma ei tea, noh, no vaatame, mis saab, on ju. Ja tegelikult see, kui nad selle laagri ära tegid, siis laagri lõpus lihtsalt oligi see, et nagu noh, kui tänulikud nagu Mhm. inimesed olid, on ju, et ütlesid, et nagu, et noh, ütlen, et nagu noh, siit edasi minna on nagu palju lihtsam, on ju. et Midagi teistmoodi vaata on see. täiesti, Mhm. täiesti, täiesti teistmoodi, et mõtlengi, et noh, tänapäeval ma arvan, et noh, tegelikult neid igasuguseid laagreid ja mida iganes, retriite või ma ei tea, kuidas sa neid kutsud, on ju, neid on nii palju, vaata. Et see on jällegi nagu noh, see on üks paljudest nagu Mhm. võimalustest, on ju. et jällegi, ma teen täna seda, on ju, mulle meeldib see ja väga tore, kui teistele inimestele ka meeldib ja nad tulevad, on ju. et kuna nüüd läheb 4. aasta ja
ma näen, et see on nagu jätkusuutlik, on ju, muidugi me programmi natukene, kõiki neid tegevusi oleme natuke nagu muutud, on ju, kohandame, teeme paremaks, on ju, toome seda värskust sisse, aga noh, üldjoontes see nagu see vundament või baas on nagu jäänud nagu samaks, et see lihtsalt toimib. Ei ole mõtet nagu ratast leiutada. Ei ole mõtet toimivat asju nagu lõhkuda, kui see tõesti toimib. Nii et üleskutse sulle kuulaja ja vaataja, et kuulajate kohta vaatan helipuldi suunas ja vaatajate suunas vaatan kaamera suunas, et üleskutse, et surfmaster.ee /surfilaager, siia paremasse üles nurka ilmub sulle kohe ka link, kuhu klikata ja tegelikult on Ristole välja pandud ka soodustus, mis on siis Kris Kala täna ja sellega saad -10% siis kõikidelt laagritelt. Just, et see, mis me praegu rääkisime. See on kuni 16.05 kehtib pakkumine. Jah, teeme nii. Jah, et kes on usin, siis kasutab ja kes usin ei ole, siis kasutab võimalust lihtsalt pärast investeerida rohkem. Täpselt nii ongi. Just täpselt nii on ja kohti on ainult kiirematele, et see täiskasvanud laager, see on nüüd ainult see suvi ainult üks kord, 13-15 juuni. Aga lastele on rohkem? Ja lastele on rohkem ja isa ja laps laager, see on selline äge. Et see on, neid on nüüd rohkem. Peatame selle korra ka, meil on nüüd siis lastelaager, siis on täiskasvanute laager. Noortelaager. Või noortelaager. Oota, on laste, noorte ja täiskasvanute. Okei, ja nüüd 4. laager on siis isa ja laps. Just, isa ja laps surfilaager. No vot, siis oligi see, et nüüd, kuidas ma nüüd selleni jõudsin. Et kuna mul on lapsed, vaata, siis mõtlesin, et jällegi okei. Et kuidas ma lastega saaks nagu rohkem koos olla ja mingid tegevusi teha, siis mõtlesin okei, aga siis nagu teeme siis nagu isadele lastele ka laagri. Et jällegi mõtlesin välja, et no, mis need tegevused võiksid olla, vaata. Et ja kuna see, et isa ja lapse või laste nagu aega, et selles mõttes, see on aeg, vaata, see on see, et seda on vaja. Ja siis mõtlesin, et okei, et kui ma olen lastega koos, on ju, surfan, mida iganes teen, see on nagu põnevaid tegevusi, aga siis ongi, sul on teised isad ja lapsed ka, vaata. Ja panin üles jälle, tegelikult ma esimene aasta ei teinud, teine aasta alustasin sellega. Ma ei teinud isegi mingit reklaami, nagu 0 reklaami. Lihtsalt panin üles, vaatasime, et mis juhtub. Ja juhtus tegelikult see, et see osutus nagu kõige populaarsemas. Lihtsalt emad suuresti registreerisid oma kaasad koos lastega laagrisse ja oligi. Et nüüd ongi, selles mõttes eelmine aasta oli meid juba nagu päris palju, et niimoodi, et ma pidin isegi juba niimoodi, et mingi aeg tõmbasin pidurit, ütlesin, kuule nüüd nagu stopp, et rohkem ei saa, et ma ei handli seda ära, et mul ei ole nii palju varustustki. Et ja nüüd see aasta teeme jälle. Nüüd lihtsalt panin natuke rohkem laagreid. Et vaatame, kuidas läheb, et kas see jätkub samamoodi või siis mitte, ma ei tea. Nii et suve elad sa põhimõtteliselt Hiiumaal? Peaaegu? No, peaaegu, selles mõttes, et eks see sõltub, et ma täna üritan nagu aega, ma püüan olla igal pool selles mõttes, et kui on vaja olla Hiiumaal, teha neid asju, siis ma olen Hiiumaal. Kui on vaja olla Tallinnas, et ma tegelikult ikkagi elan Tallinnas, et siis ma olen Tallinnas. Et ei. Aga Tallinnas mingid laagrid teha, siin on ju tegelikult ilusad randasi küll. Ja, muidugi. No, ma olen teinud Tallinnas küll, et lihtsalt nüüd ongi see, et see Hiiumaa ja see Viiumaa vibe, see on rohkem nagu selles, et siis see ongi see, et kui sa tahad nagu päriselt elada, päriselt nagu tunda seda surfi ja kõik seda muud, siis ütleme nii, et see Hiiumaa on nagu parim valik. Et siin sa oled ikkagi see, et sa oled Tallinnas. Ja, just ikkagi see sõit sinna veel. Ja, et selles mõttes, et see, siin on nagu Tallinna vibe, vaata, ja Hiiumaal on ikkagi Hiiumaa vibe, et see on ikkagi rohkem nagu selles mõttes, et ikkagi see, et tahad puhata, siis sa pead liikuma võimalikult kaugele kodust. Midagi ei ole teha selles mõttes.
et ma arvan, et kui sa ikkagi, kui su soov on nagu reaalselt puhata ja kogeda midagi muud, siis sa võtad selle teekonna ette ja tuled sinna Hiiumaale. Et laste ja noorte puhul on see, et ma tegelikult saadan bussi järgi, et Tallinnas panen lapsed bussi peale ja toon sinna ja pärast toon ilusti turvaliselt tagasi, aga jah, isad ja lapsed või täiskasvanud peavad ikkagi ise saama, et kui sa seda 4-tunnist teekonda autoga ja praamiga ei taha ette võtta, et siis on võimalik tulla ka lennukiga, et 25 minutit lennureisu ja oledki kohal ja oledki Eesti oma Palisaarel. Vaat, et kuidas tundub, et kas on see, et kas lendad Palisaarele, nii-öelda päris Palisaarele või siis lendad Hiiumaale. Vaat, et põhimõtteliselt on see sama. Trip iseenesest on isegi kihvtim, ma arvan, muidugi jälle sõltub inimesest ilmselt. Jah, muidugi. Okei. Jaa, laagrite lingid ma panen kõik ilusti saadete kirjeldustesse. Minge vaadake, tutvuge neid laagreid hetkel mainiti siin 4. Mine tea, selleks ajaks võib-olla, kui sa sinna Piilumaa lähed, on neid saateid, neid laagreid juba veel tekkinud juurde, siin äkki on ka naistele eraldi laagrid olemas juba. Jaa, olen selle peale ka mõelnud, aga siis lihtsalt ongi see, et ma olen mõelnud, et kas tõenäoliselt mina ei saa seda teha, et siin võib-olla üleskutse võib-olla siis naisterahvastele, et kes on nõus kaasa lööma ja tegema selline naistele mõeldud siis. Aga samas miks mitte? Ja miks mitte? Jah, muidugi. Võib-olla kui naised tunnevad ennast kuidagi, et äkki on liiga nagu ahistav või et mees teeb, et liiga seksuaalne, intiimne, aga siis on naised ja tütred. Emad ja tütred laager, siis ei ole enam võib-olla nii nagu perede laagrit ma olen proovinud, et selles mõttes, et see nagu liiga hästi ei lennanud, aga ei, ma kogu aeg mõtlen jälle, et kuidas saaks jälle midagi uut ja põnevat teha, et why not, et selles mõttes, et viskame selle mõtte õhku vaatama, kas koorub midagi sellest või ei kooru.